Tere, mina olen Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloogia, Eesti Haridustehnoloogide Liidu liige ja ma tahan teiega jagada ühte sellist põnevat asja, kuidas meie Gustav Adolfi Gümnaasiumis tutvustasime õpilastele siis õpirakendust, mis TIÜppe poolt sai valmis tehtud. Ja tegelikult on ju olukord selline, et ma arvan, et seda te teate kõik, et TIÜppe poolt toimus detsembris avakoolitus õpilastele ja see oli suurepärane koolitus, et kes ei ole vaadanud, väga soovitan vaadata ja praegu meie saime juba jaanuaris, aga ma tean, et osad koolid saavad ka võib-olla veebruaris, saavad õpilased õpirakenduse konto. Ja mõned koolid ütlesid, et nemad vaatasid detsembris selle avakoolituse ära ja nüüd on valmis siis minema edasi selle õpirakenduse konto juurde. Meie seda ei teinud, meie lähenesime teistmoodi. Ja meie jaoks oligi see kõige olulisem küsimus, kuidas see jõuab õpilasteni. Me võiksime öelda, et vaadake kodus, arutage seal vanematega, aga me teame, kõigil on väga kiire, et me peame selle lahendama kuidagi teisel viisil. Ja ma toongi täna teieni sellise väikese näite, kuidas me oma koolis seda tegime ja äkki te saate siit ideid, et mida siis teha. Gustav Adolfi Gümnaasiumi näide, kui te vaatate nüüd seda slaidist, te näete, et siin üleval on 3 punkti ja all on 3 punkti, mis tähendab siis seda, et tegelikult on siia ette veel olnud erinevaid tegevusi, et meie näiteks oleme Google'i kool, me oleme tutvustanud õpetajatele, õpilastele Google'i rakendusi ja meil on ka järeltegevused mõeldud, aga ma praegu keskendun just sellele samale väga heale videole ja siis ka sellele õpirakendusele. Esimene asi, mida koolis kindlasti peaks tegema, tuleb juhtkonnaga kokku leppida, mis see tegevuskava on, kuidas te üldse hakkate õpilastega tegutsema. Mina siis võtsin õppejuhiga ühendust ja me otsustasime, et me jagame selle 2-tunnise koolituse 3 osaks. Seda on võimalik väga loogiliselt jagada, neid slaide te ka saate pärast kasutada ja te võite seda täpselt samal viisil teha. Siis me koostasime materjalid ja juhised õpetajatele, et kuidas neid tunde võiks läbi viia ja nüüd, kui te küsite, et millal siis seda videot vaadata. Et tegelikult ju koolis on nii kiire. 10-11 klass õpetajatel on kiire, siis me otsustasime, et me kasutame 2 ressurssi. Üks on klassijuhatajatunnid, mis meie koolis on olemas ja praegu on talv üsna külm. Ära jäänud tunde tuleb ette. Õpetajad jäävad haigeks, keegi läheb kuhugi ekskursioonile, nii et me kasutame siis nii klassijuhatajatundides kui ka siis ära jäänud tundides. Ja kuna tegemist on väga heade videotega, siis tunde võivad anda kõik koolitöötajad. Et selleks ei pea olema nüüd ka siis haridustehnoloog või õppejuht, vaid seda võivad teha kõik. Ja ma panin teile nagu näidistabeli ka, et tegelikult kui te oma koolis seda korraldate, siis te võiksite nagu mõelda, kuidas see asi on nähtav, et kuidas te näete, kui kaugele mingid klassid on jõudnud. Ja siin on nüüd näha need tegevused, 1., 2., 3. tund. Ja siis on juba näha klasside kaupa, et on õpetajad siis planeerinud, et näiteks seal G1 kaal on siis klassijuhatajatunnis, plaanis 3. veebruaril seda teha, samas G1Y puhul on näha, et kõik need 3 tundi on juba tehtud asendustundidena. Nii et sellel ühel klassil on siis kogu see koolitus läbitud, nii et ma võin siis selle klassi näitel ka rääkida, et kuidas meil siis läks. Ja kui te vaatate, et siin on ridu veel, siis me plaanime edasi minna nagu sellisel viisil, et seda õpirakendust katsetavad ka erinevad aineõpetajad. Ja siis me näeksime kõikide nende klasside piires, et kuhu keegi on jõudnud ja milliste klasside puhul me peaksime siis veel õpetajatega rääkima, et ei juhtuks seda, et keegi jääb ilma. Et see on tegelikult väga oluline, et kõik on kaasatud. Ja nüüd tulevad need slaidid, mis lähevad video alla ja mida te saate pärast siis kasutada. Esimene asi, me räägime ülevaate, teeme õpilastele ülevaate, et õpilastele te peate ütlema, et nad osalevad TIÜppe programmis, see on nende jaoks oluline. Siis me räägime, mis meie koolis on toimunud, et meie rääkisime sellest, et õpetajatel on olnud juba õpiringid, erinevad koolitused. Google'is oleme avanud Gemini ja Notebook LM-i siis õpilastele ja siis mainime seda, et tegelikult on siis detsembris toimunud juba ka TIÜppe avakoolitus, mida meie hakkame siis vaatama praegu ja et see on jagatud 3 osasse, 1. tund, 2. tund, 3. tund. Nii et see on nagu selline eellugu õpilastele, mida siis räägib juba siis see õpetaja, kes sinna klassi ette läheb.
ja lähebki esimene tund. Põhimõtteliselt me vaatame videot ja arutame rühmades, et seal on tegelikult öeldud niimoodi, et olge head, võtke endale paber ja pliiats ja hakake asju kirja panema. Aga kuna kui õpilased on kõik klassis, siis on palju mõnusam arutada, nii et me ütlesime, et kui seal videos tekib mingisugune paus, siis te saate omavahel arutada. Ja näitame juba natukene selle kava ka ette, et nad siis näeksid. Ja siis tulebki slaid, kus on see video. Videod on mul slaididele pandud niimoodi, et ta hakkab just sellest õigest kohast ja lõpeb täpselt siis seal, kus see esimene osa lõpeb. Et slaidide peal on võimalik niimoodi ajastada, et see on hästi mugav õpetajale, et siis ta teab, nüüd sai läbi. Siis teine tund. Teine tund on nüüd selline, mis räägib sellisest kriitilisest mõtlemisest ja meediast üldse. Ja Jaan Aru teeb ühe suurepärase ettekande, mida ei tohiks mitte kuidagi maha magada, et mida ja kuidas õppida tehisaru ajastul. Et see õpilase jaoks on nagu väga inspireeriv, sest ta toob selliseid toredaid näiteid, küll hamburgeri ja siis labürindi näol ja see kõnetab õpilasi. Nii et selles teises tunnis ongi nii, et tegelikult me vaatame, nii nagu esimeseski vaatame seda videot ja vahepeal arutleme. Nii, ja mina kasutasin ka seda varianti, nüüd te näete, et siin on üks selline segamini tahvel, aga ma mõtlesin, ma panen selle siia, et tegelikult mingil hetkel tasub ka teha selliseid väikseid liikumispause ja siis küsida, et mida siis õpilased arvavad. Ja näiteks tegin kohe selles samas klassis hääletuse, et mida nad siis kasutavad, kas see vana hea ChatGPT, mis juba kõige esimesena välja tuli, või siis see kooli Gemini, või ma tahtsin juba teada, et äkki keegi on seda õpirakendust ka proovinud ja siis muu. Nii et õpilased said siis nagu panna endal siis nende arvamuse ja näete, et see vana hea ChatGPT ikkagi praegu ruulib. Nüüd ma küsisin ka tagasisidet nendele videotele ja jagasin selle nagu 3 ossa, et esimene ülemine on siis teadmised. Et küsisin, et kui palju te siit teada saite, et kas see oli teie jaoks nagu sellised mingid uued ja olulised teadmised või ei olnud. Ja kui te nüüd vaatate, siis see, kus see naerunägu on, eks ole, siis see nagu näiteks uusi teadmisi ja see kurb nägu, et neid uusi teadmisi ei olnud. Ja siis ma vaatasin ka, ütlesin, et oi, et tundub, et te vist väga palju teadmisi ei saanud ja siis üks poiss ütles, stopp õpetaja, et tegelikult need videod on selles mõttes väga head, et nad on adresseeritud just meile ja seal kasutatakse eestikeelset sõnavara. Et ta ütles, et ma tean väga palju neid mõisteid inglise keeles, aga ma ei tea neid eesti keeles ja selles videos ma sain nagu teada. Nii et ta ütles, et see on pigem nagu, et see oli nagu kordamine ja tegelikult väga oluline. Siis kui te vaatate seda keskmist osa ülesehitust, sellega minu meelest klass jäi rahule, et kuigi ta tundub, et ta on ju selline nagu loengu stiilis asi, siis ta tegelikult on niimoodi üles ehitatud, et ta aktiveerib päris hästi neid. Ja viimase ma panin ka muidugi, et kas ma kuulasin, et kuidas ta suutis ennast nagu sinna sisse siis panna sellesse videosse ja kaasa mõelda, sest teatavasti ju gümnaasiumis on õpilased omandanud päris hästi selle avatud silmadega magamise. Ja siin on ka tegelikult näha, et on neid, kes ikkagi 100% olid kaasas, mõni oli väsinud ka, aga enamik jääb sinna keskele. Nii et küsige ka õpilaste arvamust, sest et nemad tahavad tunda, et nemad on osa kogu sellest programmist ja see ongi ju neile suunatud. Ja pärast saate siis jagada veel teistega oma koolis, et kuidas siis teil läks. 3. tund oli kõige põnevam selles mõttes, et 3. tunnis tegelikult on 2 varianti. Üks variant on see, et me võime selle videoga vaadata ära lihtsalt niisama, aga mina otsustasin, et me hakkame kohe rakendust katsetama. Ja see tähendab, et me võtsime süle arvutit tundi ja nad logisid kõik sisse ja siis ma ütlesin, et teil peaks olema kiri TIÜPelt. Ja vot siis selgus üks huvitav asi. Väga paljud, mingisugune pooled ei olnud seda kirja üldse avanudki. Nii et siis nad küsisid, kes saatis, millal saatis, nii et ma panin siia täpselt selle näite ka, et Märt Lume TIÜPest saatis neile kirja. Nad otsisid selle kirja üles, logisid kõik sisse. Me leppisime kokku, et kuna matemaatikas tuleb kontrolltöö, siis nad võtavad matemaatika ja proovivad siis nagu seda videot vaadata ja õppida. Ja see oli nagu päris tore, sest et nad alguses hakkasid seda kasutama nagu sellist tüüpilist ChatGPT-d, aga siis kuulasid jälle neid nippe ja trikke, et ahaa, et ta nüüd räägib ainult eesti keeles ja ta räägib nagu lühemalt ja nii edasi. Nii et nad said nagu kogu aeg midagi juurde või ma saan siin ise ka GPT-sid teha. Nii et see selline katsetamine samal ajal oli minu meelest väga hea, nii et see toimis täiesti ja tunniga
oli lõpus lausa nii, et läksime natuke üle õpilased, oi, tund on vist läbi, noh, mis on jälle väga hea märk, eks ole, sellest. Ja jälle siin on nüüd see video, mille saate pärast käivitada täpselt sellest kohast. Ja küsisin ka siis, et mida õpilased arvavad õpilasrakendusest. Mõtlesin, et huvitav, et kui kriitilised nad on. Ja joonistasin tahvli peale 2 skaalat. Et üks on nüüd see, et see oli nende esmakordne kasutamine. Et kas nad kasutaks veel, kas nad prooviks veel, et kuidas see tunne oli. Ja ma mõtlesin, no nii, et huvitav, mis nad ütlevad. Ja vaadake, jahi pool on ikkagi oluliselt, et nad ütlesid, jah, väga lahe oleks veel proovida. Üks tüdruk ütles, et matemaatikas oli nüüd päris hea, aga kui ma ütlesin talle, et kirjuta mulle kirjand, siis selle ta kirjutas kohe ära. Nii et, no, et selle poole pealt ütles, et ma pean nagu proovima veel, kuidas ma selle viiba talle sisestan. Ja siis ma küsisin ka seda, et kuidas nad tunnevad, kas see aitas neil õppida. Et neil oli tulemas matemaatika kontrolltöö, neil olid ülesanded, kas aitas või ei aidanud. Ja näete, siin on see natukene nüüd seal, ütleme, ei poolel on ka, aga samas pigem on rohkem jah poolel, mis on minu meelest väga positiivne, nii et õpilased ütlesid mulle pärast, et enne oma lõplikku arvamust nad tahaksid ikkagi veel seda katsetada ja proovida, et siis nagu see tulemus siis öelda, et kas siis on parem kui ChatGPT ja kas nad kasutaksid veel. Aga minu meelest see esimene näide peale esmakordset kasutamist on minu meelest väga positiivne, mis tähendab, et see kiri tuleks ikkagi lahti teha ja läbi lugeda. Ja ma soovin teile julget pealehakkamist, et leidke oma koolis tee, kuidas seda õpirakendust kasutama hakata ja mis siis, et see koolitus oli detsembris, see on täiesti asjakohane ka praegu, nii et proovige, jagage, kuidas teie oma koolis hakkama saite.